Tere tulemast Makita tööriistakooli ja seekord on meie tööriistakool nii-öelda kool koolis, seepärast, et otsustasime, et kõige õigem on ikkagi, kui tööriistu tutvustavad need inimesed, kes igapäevaselt neid kasutavad ja ka õpilastele õpetavad, kuidas tööriista kasutada ning meie tänane õpetaja on siis Tallinna ehituskooli restaureerimise õpetaja Heli Allikas ja tööriistaks, mida me tahame teile seekord tutvustada, on kuuma õhu föön. See on nüüd Makita üks üsna uus mudel. Kuidas tundub? Oled sa juba harjunud temaga? No tegemist on ikkagi väga hea tööriistaga. Nii, mis ta nüüd heaks teeb, et kui televaataja, kes on kasutanud seda tööriista, näitame talle nüüd iga külje pealt seda, et no sisuliselt siit otsast tuleb see ehk siin on lüliti föön nagu föön ikka. No nagu siin näha on sellel tööriistal võimalik sättida temperatuuri ja õhuvoolu. Kui tähtis see on, et selle töö tegemisel tuleb temperatuuri täpsusega see kuumus paika panna? No see sõltub sellest, millist värvitüüpi ma eemaldan, milliselt pinnalt. Et temperatuur on väga oluline. Esiteks on teatud pinnad, mis võivad hakata muidugi kõrbema sööstuma, kui on liiga tugev temperatuur ja on värvitüübid, mis vajavad kuumemat temperatuuri. Aga siin selles komplektis on kaasas nüüd terve ports erinevaid otsikuid. Missuguseid sinul siin selle, ütleme konkreetselt aknaraami juures vaja võiks minna või läheb? No see tööriist on eriti hea selles mõttes, et siin on komplektis kaasas just sellised otsikud, mida meil siin koolis läheb näiteks akende restaureerimise tööde juures vaja. Et akende puhul on väga oluline seda, et oleks selline otsik, mis kaitseb siis klaasi, et kuum õhk klaasi ei purustaks. See tähendab siis seda, et ta on niisuguses asendis siin, täpselt. Ja see võimaldab ka kitti soojendada, kui vana kitt on, et kitti natuke soojendada, et seda kitti kätte saada. Ja teine otsik on ka siis, mis suunab väga täpselt õhu aknaraamile, just sellesse kohta, kus meil on vaja eemaldada. Nii, ma leidsin siit ühe sellise hästi peene viguri veel. No see ongi peenemate kohtade jaoks, näiteks kui meil on vaja kuhugi kitsastesse servadesse saada ja kuuma õhku suunata. Ma sain aru, et selle uue tööriista jaoks nii-öelda professionaal võib mõnes mõttes koostada endale tabelid, need see värv ja need kuumused ja nii edasi. Täpselt. Et enne kui selle masinaga tööle hakata, muidugi kõige kasulikum võtta ja lugeda läbi juhend, et kuna tegemist on ikkagi väga professionaalse tööriistaga ja nuppe ja lüliteid on palju, siis võiks enne ennast kurssi viia. No, alustame sellest, kuidas seda tööprotsessi lõpetada. Kas siin on ka niimoodi klõps välja ja kogu lugu? Või? Kui te olete lõpetanud töö, siis tuleks panna see jahutusasendisse. Et töö tegemise ajal läheb see metallosa suhteliselt kuumaks. Siit ei tohiks kindlasti paljakäega kinni võtta. Ja kui te olete siis selle jahutusasendisse pannud, teda natuke aega jahutanud, siis masinat kindlasti hoida sellises asendis ja vaadata, et ta mitte kuskilt siis maha ei kukuks ja vigastada ei saaks. Selles mõttes on need tööriistad arenevad, et see ei olegi enam ainult värvi maha võtmiseks, vaid sellega saab ka muid vigureid teha. Et kui te siia vaatate, siin on kaasas igasugused toredad otsikud. No näiteks selline otsik. Kas sa tead, Priit, milleks seda kasutada? Ma üritaksin mingisugust asja ümberringi kuumutada. Näiteks elektrikutel on kasutusel kuumus kahanevad ruisid. Just, täpselt õige. Ümberringi. Toru painutamiseks, miks mitte mingit toru kuskil natukene painutan, lasen ümberringi kuumaks. Aga no, seda vigurit ausalt öelda siin komplektis ma küll ei oodanud, et see värvi tagasi rollimiseks. Ei, see on nüüd mõeldud selleks, et kui on vaja keevitada plastikut. Nii, see ongi plastiku keevitamiseks. Ja sellega siis surutakse see pind ilusti ühtlaseks. Et see ilmselt sobib kõige paremini, kui meil on mingi PVC põrand või PVC parandamisel. Et siis läheb seda otsikut vaja ja seda rullikut. On sul veel mõned niisugused head soovitused, kui seda tööriista kasutada, et siis mida tähele panna, mida teha? Millist kaabitsat üldse kasutada? Et ainuüksi föönist on vähe, et kuidagi on vaja see pehmenenud värv ka kätte saada, et siis on erinevad kaabitsad ja sõltuvalt siis sellest pinnaprofiilist on erinevaid kaabitsaprofiile. Et kui teil juba olemasolevaid labidaid ja kaabitsaid ei ole, siis saab
kaasa ka sellised spetsiaalsed otsikud. Õige töövõtte ja õige kuumuse valik, mulle meeldib see kuumuse valik tegelikult kohutavalt, me saame täpselt tööd teha. See on selline, kui tööriist on hangitud, siis katse-eksituse meetod. Jaa, üldse soovitan kõigepealt, kui te hakkate värvi võtma, proovige kuskil natukene nüksel kõrvalisema koha peal, et milline temperatuur, milline õhuvool teile sobib ja siis jätkate kogu ülejäänud pinnal. Suurepärane, nii et see värvi mahavõtmine vanad akende, vanad uste pealt, suvi on tulemas, ilmselt väga-väga paljud inimesed hakkavad seda remondi käigus tegema. Töö on lihtne, samas natuke ka keerukas, aga kui teil on kasutusel niisugune täpselt reguleeritav tööriist, siis saate oma tehnoloogiaid välja töötada ja asi sujub paremini.